eesmärk on rääkida hackathon, mis on hackathon ja mis on hackathoni võimalused siis teede valdkonnas korraldamiseks. Kuidas seda teha? No minu arust oli see ettekanne Soomest meil väga selge. Mis asi on hackathon? 12–48 tundi, istume koos, mõtleme häid ideed välja ja teeme midagi valmis. Muidugi väga lihtsustatult, sest nagu me aru saime, siis tegelikult on seal palju enamat. Aga ma alustas kõiki sellega, et rääkige, küsin teilt igahelt seda, et mis teie kogemused selles valdkonnas üldse on. No, Mari, sinu puhul Garage 48 tegevjuhina ilmselt on see lihtne, aga äkki sa ütled kuulajatele, kui pikk su taust üldse on hackathonide tegemises? Eesti keeles räägime? Ja. Ma olen tegelikult hackathone korraldanud natukene üle aasta aja, aga hästi intensiivselt, et ma selle aja jooksul olen väga palju hackathone korraldanud Eestis ja mujal maailmas. Ja kummalisel kombel ma sattusingi Garage'i peresse oma esimest hackathoni tegema ava- ja suurandmete teemal, Open ja Big Data 2017. Ja üks tiimidest, kes seal siis osales, Smart Mobility, keegi, ma ei taha kõlada ülbelt, aga Reimo Maanteeametist pitches vist selle ideed, et seda ma mäletan väga hästi. Kus ta on? Tere Reimo! Et mul jäi, hiljem on nagu virvarr, aga Open ja Big Data mul endale hästi meelde, et ava- ja suurandmed olid avatud kõigile ja tõid päris palju huvilisi, päris palju ägedaid mõtteid kokku. Kuigi see oli vist Tele2 ja SEB andmete peale tehtud lõpuks. Ja. Et selline on minu kogemus ja praegu ma natuke eemaldan projektijuhi rollist ja olen sattunud siia tegevjuhi rolli. Et mina usun ka hackathonidesse, eksperimenteerimisse, kõigest sellest, mis eelpool kõneleja rääkis. Ja Erik, sinu kogemused? Kogemus nii-öelda ametliku hackathoniga ongi tegelikult see sama, mis siin enne laus käis, et Big Data 2017 ja ma olin selles samas Smart Mobility tiimis. Et Reimo ja veel mõne kolleegiga valmistasime selle teema endal ette, mis meile endale nagu pinget pakkus ja meil suutsime selle maha müüa ka väiksemale seltskonnale ja selle ülesande seal ka nii palju, kui see võimalik on 48 tunniga siis ära lahendada. Hiljem me oleme näiteks liiklusohutuse osakonnas, mida ma juhin, olen Maanteeametis püüdnud ühe sellise osakonnas sisese hackathoniga teha, et see, ütleme, et saime sealt väga palju õppida, et tulemust seal võib-olla nii palju ei olnud. Ja ütleme, üldiselt see sama hackathoni usk, võib-olla see ongi hea nimetada usuks, sest ega ei saa öelda, et see on nagu ainus õige lahendus, aga mulle kuidagi on see usk külge hakanud, et tegelikult intensiivselt kontsentreeritud ühe konkreetse teema kallal töötamine selliselt, et sa saad ka kohe mingisuguse tulemuse teada ja see tulemus vahel võib olla ka see, et seda viisi seda tulemust ei saa. Et see on tegelikult midagi, mis aitab väga palju aega kokku hoida ja jõuda mingisuguselt tegelikult väärtust loovate tulemusteni. No, Veiko Veskimäe Verston ehitus on, minu andmed õiged on, olite SEB kasvuprogrammis. Millised nagu kogemused ja sellise nagu lähtekoht on praegusel aruteluks teil? Tere ka minu poolt kõigile. Et osasime oma siis tegelikult kahe ettevõtte meeskonnaga siis SEB panga poolt korraldatud kasvuprogrammis, mis oli äärmiselt huvitav kogemus. Meie jaoks läksime sinna suhteliselt omakasupüüdliku eesmärgiga, et lihtsalt natuke ärgitadagi veel rohkem inimesi enda meeskonnas siis mõtlema innovatsioonile ja sükest, ütleme, et avatud mõtlemist propageerida. Ja läksime meil seal päris ägedalt käima, nii et tegelikult me olime üks väheseid ettevõtteid juba sealt, kes lõpuks jõudis siis mingisuguse reaalse ideeni, mida me tegelikult täna täiesti viimegi ellu, et meil on täitsa arendusmeeskond töötamas ja me viimegi seda asja ellu. Aga veel hackathonidest, et mina isiklikult ei ole ühelgi hackathonil veel jõudnud osaleda, kindlasti plaanin. Aga me sellised mini-hackathone üritame oma ettevõtetes või oma tegemistes kogu aeg nagu teha. Et ütleme sellel aastal peale see kasvuprogrammis osalemist veel nagu eriti, et alles üks päev oli siin üks meie objektijuht tuli nõupidamisruumi ja ütles, et tal siuke mure, tahaks teha.
noh, andsime siis sellest talle siis ülesanne kätte, ütlesime, et mure on, et pange tiim kokku ja lahendage ära, tulge meile joonistage, andsime talle need samad paberid kätte, mida kõik teavad nendest mobiiliäppide tegemisel paberi kätte, kus on siis mobiiliaken ja ütlesime, et joonistage sinna ära, mida teil vaja on ja siis on meil IT-juhi, palkasime siin aasta või rohkem tagasi enda ettevõtete peale toimetama ja oleme igasuguseid siukseid lahendusi täna nagu ulgi siin tegemas ja välja mõtlemas. No, aga ma üritaks aru saada publikuga sellest, et mis selle Hackatoni tegemise edu valem on. Ma mõtlen ise nende kordade peale, kui ma olen mõne juures käinud, ma ei ole täies mahus osalenud, aga küll olen ajakirjanikuna jälginud ja kajastanud ühte kui teist ja palju on seal selliseid, ma näen alati tudengeid või piisavalt suure loovuse astmega inimesi. Ma sain aru ka meie Soome ettekandest, et tihti on need üliõpilased, kes on seal, moodustavad selle massi, kes pakuvad uusi ideid välja. Milline, jah, Mari, kas see Garage 48 puhul, kas sinu kogemus ütleb ka, et sul on vaja mingit hulka loovaid inimesi, näiteks tudengid, kes on, kes aitavad siis ideid genereerida, kust midagi välja sõelub? Hulk loovaid inimesi kindlasti, aga see Hackatoni organiseerimine või hea Hackatoni kokkutoomine ei ole tegelikult ainult hulk loovaid inimesi. Et esiteks nad peavad olema erinevatest valdkondadest, et tehes mingi teema Hackatoni ja lootes mingisuguse valdkonna erinevatele probleemidele leida head lahendust, peab kaasama ka erinevaid ettevõtteid selle Hackatoni organiseerimisel oma nende challenge'ite, oma probleemidega ja see konkreetne avaandmed, suurandmed, seal oli meil vaja ette valmistada terve suur hunnik andmekogusid. Meil oli väga head partnereid, meil oli Loov Eesti, Maanteeamet, hunnik selliseid õigusorganisatsioone. See data kogumine juba ise oli täie kohaga töö. Et see ettevalmistuslik osa on päris korralik sõltuvalt teemast ja sellesse teemasse süvenemine on ka natuke suurem kui lihtsalt selline nädalane või paaripäevane lugemine teema alal. Et see on selline jah, üsna kompleksne protseduur tegelikult. Ei ole lihtsalt, et paned ürituse Facebooki ja kutsud kõik kokku ja ostad süüa kõigile ja kohvi ja siis kõik on rõõmsad. Aga kui ütleme selle tööstusharu, selle valdkonna ees on küsimus, kas korraldada Hackaton. Ma saan aru, et sinu sõnum on see, et see ei saa jääda siseasjaks, vaid peab kutsuma partnereid erinevatest. Minule meeldivad avalikud Hackatonid. Ma usun ka sisemisse innovatsiooni tugevalt ja Garage'il on tütarfirma Elevate, kes tegelebki firmasisese innovatsiooni ja probleemide lahendamisega. Aga mulle meeldib avatud Hackatoni puhul see, et kokku saavad tulla tiimid hästi orgaaniliselt ükskõik kust ja saavad sellist erinevat brain power'it, ajujõudu erinevatest valdkondadest. Et see, kuidas see protseduur toimub 48 tunni jooksul, see on väga vahva ja intensiivne kogemus. Erik, kui te käisite sellel Open Data Hackatonil ja Maanteeamet oli selle ürituse üks nagu toetaja, andmetega ka, teie poolt oli üks idee. Kuidas sa nagu tagasi vaatad sellele, et kas te saite piisavalt mingit värsket mõtlemist, värskeid ideid sealt või te läksite, tegite oma asja ja tegitegi oma asja? Ei, see ei olnud sugugi selline, et me läksime sinna oma tiimiga, tegime oma asja. Et tegelikult kõik toimus niimoodi, nagu ma aru saan, et Hackatonil toimuma peaks, et see tiim moodustus orgaaniliselt, tõsi, seal oli 3 inimest, oli siis sellised, kes olid enne juba otsustanud, et nad selle teemaga tegelema hakkavad, kui teised sellest teemast teada said. Aga see protsess tegelikult oligi väga lahe, mis seal koha peal toimuma hakkas, et minu jaoks kuidagi, kuna mul ainus, kes kuidagi väljaspool seda üritust mingisuguse juhtimisega kokku puutunud olnud, ehk ma ise olen ka pooljuht veel, et siis pandi seda tiimi juhtima. Ütleme, minu jaoks oli nagu selline päris hea kogemus, mida ma ei ole üheltki seni külastatud nagu juhtimiskoolituselt nagu saanud. Et kõigepealt sul on väga-väga motiveeritud tiim, kes tahab igasuguseid asju teha. Igaüks tahab väga kõrgelt lennata ja väga siis kaugele erinevates suundades, et kuidas see nagu ühisosa seal nagu kuidagi kokku panna. Ja lõpuks kõik need andmed, mis meile siin oli kokku aetud, et siis olime natukene nagu lapsed kommipoes, et ei oskagi nagu midagi valida, et kust ma nüüd mida võtan. Et see
kujunemine, see, et lõpuks midagi sealt välja tuli kõigi nende tagasilöökidega, mis nagu alla teisipäeva õhtupoolikul toimus, et tuleb välja, et osa andmeid ikkagi on selline crap, mida ei saa kasutada, aga sa oled nendega juba terve päeva tööd teinud ja nii edasi, et see annab tegelikult väga sellise tugeva kogemuse ja oluliselt nagu enesekindlamana lähed järgmine kord selliste asjadega nagu toimetama. Eiko, kas sa ettevõtte juhina näed, et inimeste motiveerimine võiks olla nagu tehtav või? Nad peavad ju ikkagi üldjuhul, ma saan aru, oma puhkepäeva ohverdama selleks, niikuinii nad teevad tööd, ega ei ole asi eraettevõttes, riigiametis samamoodi. Et sa ütled neile veel, et no nii, iga päev ju teeme tööd, mõtleme uusi ideid välja, nüüd tulete veel, võtate oma vabast ajast aega ja nad ikkagi leiavad motivatsiooni. Vastupidi, ma ütlen, et inimesed tahavad tegelikult teha huvitavaid asju, inimesed tahavad teha ägedaid asju. Et mis puudutab puhtalt nagu ehitussektorit, siis ma ütlen küll, et meie mõtlemine tervikuna ehitussektoris on ikkagi väga kehvapoolne. Et ütleme, igasugune koostöö puudub, igasugune avatud innovatsioon puudub. No see on, ütleme, et kõik need insenerid, kes on niisuguse noorema generatsiooni insenerid, siis ütleme, et kui sa selle nagu lükkad selle kultuuri ettevõttes käima, siis see jääb nagu pulbitsema. See igalt poolt nagu pulbitseb. Inimesed tahavad tegelikult mõelda, inimesed tahavad lahendada, inimesed tahavad teha oma tööd hästi, et ei ole see eeldus, et tahame teha kehvasti või ei taha koos teha, et vastupidi. Et ma arvan, et kui see sektor suudaks siin istuda maha ja nii ütleme siis tellija pool kui töövõtja pool ja teha segameeskonnad ja mõelda kõigepealt, et noh, see struktuur iseenesest on väga lihtne, mõeldakse välja, mis on täna kõige suurem mingi probleem selles nagu valdkonnas, siis hakatakse seda lahendama ja noh, inimesed on väga loovad, et võtad täiesti inimesi, kes ei tea arvutitest mitte midagi, sealt hakkab niimoodi tulema, anna ainult võimalus, et mina olen küll seda meelt, et selleks ei pea mingit sundi olema, et peab olema lihtsalt siuke tahtmine ja peab loodama siuke kultuur, et inimesed saavad rääkida ja seda tegelikult arvestatakse. Ma tegelikult tahaksin Marilt küsida järgmiseks seda, et mida Veiko mainis, et see just kui teede valdkond on väga konservatiivne või pigem traditsioonides ja kas sa näed ka, kui sina oled nüüd see garaažis, kes ütleme erinevate valdkondadega võib kokku puutuda, et on mingid valdkonnad, kus on nagu loomulikum, et tehakse sellist avatud innovatsiooni formaati otsitakse ja mõned, mis nagu ega need ei tule kaasa või sinna ei sobiks või? Kas on mingi vahe? Tegelikult on nii, et kindlasti on konservatiivsemad ja vähem konservatiivsemad valdkonnad, et minu jaoks teedevaldkond ei ole väga konservatiivne valdkond, kui nad juba andmeäkil suutsid oma andmed välja panna ja tulid osalema. Vähemalt osaliselt, et on palju selliseid raskemaid valdkondi nagu sotsiaalne ettevõtlus, et ma loodan, et keegi ei ole kuskilt sotsiaalministeeriumist, aga nende projektid on alati keerulised, mida nagu käima lükata, aga samas ta alati toimib. Lihtsalt on niivõrd palju vähem tehnilisem skillset ja inimesed on teistsugusemad, aga ideed on vahvad. No, mul tekib kohe selle kommentaari peale küsimus, et kui palju see loeb, et kui palju selles valdkonnas raha liigub. Kõik teame, et sotsiaalvaldkonnas liigub raha, aga kuidagi nagu väga kindlates raamides riigi poolt. Samas teede valdkond on ju ka väga suure, ütleme, kogu eelarvega, kui mõtleme kogu Eesti peale. Et kas see on tähtis, et ütleme, siin tehakse suuri projekte, põhimõtteliselt üldistades eelarved on suured, et siis on ka oluline otsida innovatsiooni või mingit uusi lähenemisi. Siin on nagu, ma saan aru, sa räägid, kuidas rahad liiguvad, sa mõtled riigi rahasid. Ei, ma mõtlen tegelikult seda, et kas on potentsiaali mõelda välja uusi asju. Jaa, kindlasti on. Kindlasti on, jah. Et see on lihtsalt igas valdkonnas erinev, et kuidas see raha selle projekti taha tuleb lõpuks. Mul on veel küsimusi, ma räägin palju, aga ma tõesti ütlen, et kui kellelgi on mõte, miks seda teha, mitte teha, palun, jah. Ma tahan öelda seda, et tegelikult on ju ehitus, et teemaks oli ju tegelikult ehitus, mitte teedevaldkond, mida siin mainiti, sest ehituse häkaton on ju järgmine nädalavahetus tulemas. Just nimelt digitaalne ehitus. Ja tegelikult sinna oodatakse ka infraprojekte selles mõttes, et teede poole pealt, kui kellelgi on väga hea idee, siis veel tegelikult sinna võimalik iseenesest. Aitäh! Oleks karjunud muidu selle paneeli lõppu selle veel. No, ma võib-olla annaks Taivole korra mikrofoni ka, kuna jällegi, kuna me Soome ettekanne siin oli ja Soomes on infrahäkk toimunud midagi sellist. Mina tean sellest ilmselt kõige vähem siin saalis, aga Taivo, äkki sa tahad natukene? No jah, et see häki teema meieni jõudis
tegelikult eelmine sügis, kui ma lugesin, kuidas Lemminkäinen Soomes tegi sihukest asja nagu infrahäkki just täpselt, et oma ettevõtte töövoogusid optimeerida, otsida lahendusi, kuidas paremini teha ja kuidas saada infot sealt kohast, kus siiamaani veel ei ole saadud. Ja siis nad tegid selle sama Industry Hacki raames selle üritusi, said oma tulemused ja tegelikult me tahtsime neid siia kutsuda, aga lihtsalt ajaliselt kuidagi ei läinud korda, et oleks olnud väga huvitav nagu sellest osast ka kuulda. Aga mina sain igatahes inspiratsiooni sealt, et sihukesed asjad võivad toimida ja üks suur efekt, mis ma näen, on see, et tekib ühistöö kogemus, tulevadki need erinevad osapooled kokku, nagu Veiko ütles, et mis võib-olla niisama ei juhtu, et selleks peab mingi motivatsioon olema ja lahendatakse küsimusi ja see tegelikult liidab ja ütleme, paneb seda mindseti või siis mõtteviisi ka nagu positiivses suunas paika, ja siis jah, ma arvan, et tasuks nagu mõelda seda. Mul on tegelikult küsimus Eerikule, ma arvan, sellepärast, et ütleme tihti selline tavainimese vaade kogu nendele hackathonidele on see, et jah, 12–48 tundi tehakse midagi, aga ega neist asjadest ju midagi ei saa. Sa ütlesid sissejuhatuses, et teie projekt, mis seal oli vist, kui ma võiks mõelda, ei läinud edasi, mis sa kokku võtaksid, mis selle nagu hackathoni järgne seis oli ja kuidas sa näed, et kuidas see projekt oleks võinud edasi minna? Selle kohta võib tegelikult öelda isegi nii ja naa, et see konkreetne asi, mida me seal arendasime, et see tõesti on selles seisus, nagu ta jäi peale seda hackathoni. Teistpidi meil on praegu nii Maanteeametis koostöös Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumiga päris hulk sarnaseid tegevusi, kus tegelikult kogu see analüütika teadmine, mis me sellest samast hackathonist saime, kus me saame seda juba täna kasutada. Me kipume väga üle müstifitseerima näiteks geopositsioneerimise andmeid, et kui sulle antakse reaalselt mingisugune andmemaht kätte ja sa saad nendega tegelikult tegeleda, siis sul tekib mingisugune ettekujutus, et mis sealt võib tulla, mis sealt ei võiks tulla. Ja see, kui me nüüd hakkame selliseid suuremaid hankeid tegema või midagi, meil äkki on natukene rohkem teadmist seda selleks, mis me teeme, et võib-olla me siis ei telli SKAIS2 või midagi sarnast. Et võin rääkida. Et see, mis sellest hackathonist välja tuleb või see, mis nendest tiimidest välja tuleb, et see on alati nii suhteline, sest et sõltub sellest esiteks, kas tiimil on piisavalt aega, eks ju, et selle ideega tegeleda ja kas see idee on piisavalt äge või see prototüüp on piisavalt äge, et sellega üldse edasi tegeleda. Ja kolmas hästi oluline asi on see, et kas need inimesed matchivad, et see hackathon on ikkagi selline intensiivne kogemus, seal tavaliselt kõik klapib, vahest kakeldakse, aga kas see on ka tiim, milleks tahad reaalselt äri teha kunagi hiljem, et see on midagi sellist, mille peale ei saa ju tegelikult kindel kunagi olla. Aga kui palju garaaž näiteks, garaaž 48 sellega seotud on, et võib-olla nagu provokatiivne väide minu poolt, aga kui kullakaevandus, kullapalaviku ajal olid kõige edukamad kirkamüüjad, et kas hackathonide tegemise ajal on kõige edukamad need firmad nagu garaaž, kes korraldavad neid. Aga mis edasi saab, see on teiste osapoolte teema. Tegelikult me ei ole edukad. Et see on ikka selline hästi suur enda power, et neid asju teha ja kogu see, kõik need inimesed, kes ümber ja korraldavad neid hackathone, et see on selline kuidagi tugev kodanikualgatus pigem, et meil ei lähe halvasti ka, aga me ei ole kullakaevandajad. Aga tõsi on küll see, et umbes paarkümmend tiimi, kes meie hackathonidelt on väljunud, on nagu täiesti tegutsevad startupid, suutnud kaasata riskikapitali, kuulsamad exitid, Masquerade müüdud Facebookile 700 miljoni eest, et sellised lugusid on ka, aga kuna me kunagi ei ole võtnud mingit protsenti selle eest, et need inimesed meie hackathonil kokku tulevad, siis nad on hiljem ise õnnelikud. Selline aus jagamine. Selge. Kuidas on meil publikul ideid, et kas ja kuidas võiks seda teha? Võib-olla mõte tuli küsida veel Maanteeametilt, aga samas Eerik on siin kõige parema kogemusega vist niikuinii.
ja nagu ses suhtes, et on küll nõnda, et tiimid, kes on ägedad, kes tahavad edasi minna, kui neile pakkuda järelmentorlus või selline algstaadiumi inkubatsiooniprogramm, millega me praegu garaažiga tegeleme, et oleme Super Angelsiga launchimas sellist asja nagu Garage 365 just selle mõttega, et need tiimid saaks järelmentorlust. No me oleme näinud, et sellel on tulemus. Väga hea, sinna. Ma võib-olla omalt poolt ütleks seda, et tegelikult mingis mõttes on täitsa ebaoluline, mis sealt välja tuleb. Et vähemalt kui ma võtan nagu tervikuna täna ehitusturgu, et ütleme nii, et kui me suudaks ühe häkatoni ära korraldada või mõned häkatonid ära korraldada, siis ütleme, et täiesti ebaoluline on see, mis see tulem sealt on. Hoopis olulisem on see, et see tegelikult ütleme, et see toob hoopis teistsugust mõttelaadi. Ehk ma võin tuua lihtsalt näited kas või teedeehitusest, et kui te arvate, et kui panna kokku 5 suurema ehitusettevõtte näiteks objektijuhid, küsida nende käest, mis on teie kõige suurem probleem, reastage ära oma 5 kõige suuremat probleemi, mis on suhtluses näiteks teil või teie igapäevatöös. Uskuge minna, et oskad need 5 probleemi ära identifitseerida, pange sinna juurde Maanteeamet, pange sinna juurde veel mõned tellijad ja uskuge minna, et oskad teile öelda, et miks me peaksime täna 21. sajandil või aastal 2017 täitma ehitustööde päevikud paberi peal. Miks me peaksime korjama karjäärisaatelehti paberi peal ja keegi peab õhtul seal köögilaua ääres rasvase näpuga taskukalkulaatoriga neid kokku lööma? Noh, ei tundu mõistlik. Uskuge mind, need noored insenerid, neil on mõtteid küll ja küll, kuidas seda lahendada ja neid probleeme tegelikult, mida lahendada on veel ja veel. Ma tahaks väga hea repliik, ma tahaks teada, kas Veiko Veskimäe on siin täitsa üksik arvaja või tema mõtted resoneeruvad teistega, et kui me ütleme teede valdkonnas, ma ei hakka täpsustama, mis sorti või mis moodi või mis formaadis, aga tuleks midagi häkatoni laadset. Andke aega märku, kellel oleks huvi vähemalt uurida järgi, võib-olla isegi osaleda, et kes tahaks osa võtta. Mõned käed, arglikud natukene, mõned on julgemad ja seal on ka väga hea. No Eerik, kas sina usud ka, et kui ütleme selline üritus tuleks, sul oleks, ma ei tea, kirjutaksid kohe Salfretiku servale paar märksõna, mida sa näed, mida võiks nagu välja paisata puremiseks, paar probleemi või valdkonda vähemalt? Ma arvan küll, et neid probleeme tegelikult tuleb nagu iga päev suhteliselt nagu varukast, et üks tundub põnevam lahendada kui teine, aga kahjuks lahendad neid, mis parasjagu nagu põlevad. Et siin natukene selliste häkatonidel osanedamisega minu meelest kõige suurem takistus on see, mida loetakse nagu startupide puhul nagu takistuseks, et kui seal on see 3 faili reegel, siis kõigis neis failides esineb sõna fail ja see on see, mida nagu peljatakse ja tegelikult ka siis aeg-ajalt koosolekutel ringi vaadates, et tegelikult see on see, mida me natukene pelgame, see on see, miks mõni väga suur andmebaas, mida ma siin enne nimetasin, miks selle kahju nagu nii suureks läks, lihtsalt sellepärast, et kardetakse nagu öelda, et nüüd läks käkki. Et tegelikult suurte summadega ei tohigi käkki minna, aga seda 3 faili reegel, et fail sheep on ju, et seda annab hackatoniga suhteliselt hästi nagu lahendada tegelikult. Me tegelikult aeg vist hakkabki otsa saama, aga võib-olla võtaks kokku niimoodi, ma küsiks iga ühelt teilt seda, et kui korraldada hackathon valdkonnas või või sa Mari, ütleme, kui üldse korraldada, mis teie arvates oleks eduka ürituse valem? Kas äkki ühe märksõna, ärme hakka 3 üldse tooma või 5. Üks märksõna, mis teie arvates on kõige tähtsam? Eduka ürituse märksõna. Energia, hea energia. Väga hea. Erinevad inimesed. Ma arvan soov ja hea eeltöö. Sellest saab lause kokku 3 asjast küljest. Palju energiat, häid inimesi ja head eeltööd ja soove. Enne kui ma lõpetan, kas keegi tahab veel mõne küsimuse, kommentaari, repliigi anda, öelda, võtta? Kui ei, siis ma arvan, et täname teid kõiki teie mõtete eest. Teeme suure aplausi.